Täna on 5. september, me oleme Mustamäel asuvas elamuspaas, minu kõrval on spa juht Margit Kurn, tere hommikust! Tere hommikust! Üldiselt spaas ja saunas riietega ei käida, personalil on loomulikult riided seljas, aga külalistel ei ole lubatud spaasse tulla riietega. Meil on täna eriolukord selles mõttes, et me tulimegi sulle näitama, mis täpsemalt toimub selles meie selja taga asuvas 100 inimest mahutavas spaas. Mida me täna näeme? Tegemist on siis 100-kohalise rituaalisaunaga, mille sarnast Baltikumis veel nähtud ei ole ja teil kõikidel, kes te siia ei ole jõudnud, on kohe võimalus siia sisse piiluda, et mis siis toimub juba selle ülivägeva ukse taga. Nii, see ülivägev uks, ma saan aru, et see on ka sümboolne, seal on peal mesilane ja kärjed. Ja sellepärast, et mesilastaru on üks suur pere ja mesilased on ka nii-öelda elu algus, mesi on tervis, täpselt sama nagu on ka sauna mõiste inimeste jaoks ja sellepärast saigi selle auväärne loomakene ka meie uhke sauna uksele pandud. No hakkame kohe algusest peale. Sauna mahub 100 inimest, kui esialgu oli plaan 80 inimest, siis kas saun läks plaanitult suuremaks? Häid lambaid mahub teadagi palju sauna ja kuna inimesed higistavad ka saunas olles ja langetavad kaalu, siis lõppkokkuvõttes mahubki neid siia tegelikult üle 100 inimese. Ja kuna need saunarituaalid on väga populaarsed, siis inimeste järjekord saunarituaalidel on päris pikk ja kõik annavad ise endast parima, et nad ise mahuks sisse ja ka nende sõbrad mahuks sisse. Nii et siin on tõesti õhtuti nagu üks suur laulupidu. No mind väga huvitab, et kuidas see mõõtmine käis, et kas pandi kõik niimoodi üksteise järgi siia saunalavale istuma, loeti need inimesed üle, kas on okei, kui inimesed puutuvad omavahel kokku või peaks olema mingisugune vahe, et seda rituaali hästi nautida, kui järgmine keegi tuleb, kes ei ole käinud saunaetendusi vaatamas või rituaalidel, et milline see istumise kord siin on? Ütleme nii, et igaüks peab ennast mõnusalt tundma, et kui kellelegi ei meeldi, et keegi teine on täpselt tema vastas, siis loomulikult saab seda öelda, et oluline on see, et inimesed saunas lõõgastuvad, nad naudivad saunarituaale, saunaetendusi, aga meie nii-öelda maksimum inimeste hulk, mis ongi kokku loetud, on mõnusalt üle 100 inimese. Kui nüüd inimene tuleb, seisab siin järjekorras, eks ju, siis ta võtab endale kaasa istumise alla rätiku, on üks huvitav asi, te keelate saunas rääkida. Miks? Me otseselt ütleme ei keela, et kui sul on midagi vaja öelda, midagi juhtub, siis sa ütled, aga samamoodi nagu teatrietendustel, et kui inimesed käivad, siis teatris oleme me tasa, kinos oleme me tasa, et saunarituaal vajab saunameistri poolt pühendumist, keskendumist ja kui keegi samal ajal lobiseb, siis see häirib ka saunameistri tööd, see häirib teiste inimeste sauna nautimist, sest kõige mõnusama sauna kogemuse sellistel tavalistel saunarituaalidel saabki nii, et sa paned silmad kinni, sest siis sa koged seda kõike tunduvalt paremini, aga loomulikult kui toimuvad meie aukus siis saunaetendused, mille kostüümid me täna ka siia sauna tõime, siis nende puhul hoiavad inimesed silmad lahti, nad elavad kaasa, naudivad kõike, mis siin toimub, aga siis on et siis see rääkimine segab samamoodi saunameistrit tema töö tegemisel. Aga samas ergutate te inimesi kaasa, et kaasa tuleks elada plaksutamine? Loomulikult plaksutada, kui saunameistritel õnnestuvad rätid, trikid, millega nad siis kuuma õhuvoolu, aroome saunades liigutavad, et mul on siin toodud ka rätid välja, et need on siis, kui me räägime nüüd sellest saunast, kui siis Aufgussi saunast, et mis loom või tegelane on Aufguss, siis Aufguss on Saksamaalt alguse saanud saunarituaali tehnika, kus siis kasutataksegi käterätte selleks, et siis suunata õhuvoolusid, nagu sa näed, ma siin ka juba teen, on ju, et õhuvoolu, aroome, kõike, mis siis sellelt keriselt tuleb ja kuna see saun on hästi suur, siis siin ongi 4-meetrine keris, mille ümber toimub kogu saunarituaali tegevus. Enne kui me nüüd liigume saunakerise ja kostüümide juurde ja räägime kõik muud detailid ka veel läbi, üks istumise kord on ka, et ei tohiks saunameistrile jalgu jääda, sellepärast, et muidu võid selle rätikuga saada vastu
nina. Ehk Kuidas see täpsemalt käib? Esimeses reas ongi siis vaja istuda niimoodi, et sa hoiad nagu ennast rohkem tagapool, sellepärast, et kui need rätid kutsin ees liiguvad õhuvooludega ja roomidega, et kui sa oled nagu niimoodi vaatamas, siis varsti sa saad seda tunda lihtsalt. Aga seda kõike, kuidas siin käituda, öeldakse ennem saunarituaali algus, sest eestlaste jaoks on sellises suures saunarituaalide kogemine täiesti uus ja mis eelkõige puudutab neid Aufgussi etendusi, et see on nagu Eesti ajaloos ja tegelikult Baltikumis üldse nagu esimene, isegi Soomes ei toimu selliseid etendusi, nii et No üks asi on pahandanud inimesi ka, saunaetendustele ei saa lapsed alla 12-aastased, miks? Sest nii nagu ma ka ennem mainisin, saunaetendused nõuavad suuremat keskendumist saunameistrite poolt ja kuna saunast tõuseb temperatuur ikkagi päris kõrgeks, sellepärast et keristele pannakse suures koguses vett, jääd, siis lastele tahes-tahtmatu, kui tublid nad on, muutub see temperatuur ikkagi liiga kõrgeks ja kuna saunaetendused on 12–15 minutit, siis vaprad lapsed ei jõua alati selle aja siin vastu pidada ja kui algab saunas liikumine, siis kui saunameister on oma rätikutega ja kõigega nii ametis ja saun on hämar ka, siis lihtsalt ei näe ja see segab. Pluss mina võin öelda, mulle ei meeldi eriti õudukad ja näiteks üks etendus on siin õudukate baasil kokku kirjutatud ja lavastatud, nii et päris õudne oli, et see võib mõnele lapsele ka trauma tekitada. Jah, et see ongi, osad etenduste sisud ei ole ka sellised, mis nüüd võivadki lapsi ehmatada ja siis ongi parem, et meil on tavarituaalidele, mis siin suures saunas toimuvad, lapsed oodatud, aga nendele õhtustele etendustele siis 12 eluaastat alates lapsed oodatud, et kasvavad ja saavad ka tulla saunateatrisse. Nii, aga meie siis nüüd kasvame ka veidikene pikemaks ja vaatame üle selle saunakerise. See on 4 meetrit pikk. Jah, see on 4 meetrit pikk, siin ongi 3 suurt võimast kerist on siia nii-öelda kerise sisse siis ära peidetud ja see temperatuur, mida see keris toodab, ongi 75 kraadi ja kui siia nüüd siis kappadega jääd ja vett peale pannakse, siis see temperatuur tõuseb veelgi kõrgemaks. Et selline ideaalne kuumus ja tõsine mõnus saun ongi kuskil 20-25 liitrit vett tuleb selle rituaali ajal, mis siis on 12-15 minutit, siia kerise peale valada. No me täna päris tehniliseks ei lähe, aga suures pildis ikkagi huvitab, ma arvan, igat ühte, kes siia ka sauna satub, kui kaua seda kerist ehitati ja kui keeruline oli leida ehitajad, kui nii suurt kerist Eestis keegi ehitanud veel ei ole. Jah, Eesti mõistes ja Baltikumi mõistes on see esimene ja kogu sauna ehitusprotsess oligi märtsis hakkas see pihta, juulikuus sai see valmis, hästi palju tublisid erinevaid koostööpartnereid oli siin ja ütleme nii, et õppinud mehed tegid selle valmis ja need kivid, mis siia äärtesse siis on tehtud, on tegelikult kunstnike Vahuragar, Vako ja Helen Hanni poolt siis ekstra käsitööna tehtud, et nad imiteeriksid sellist vanat suurt kivi. No, liigume nüüd veel viimase nii-öelda olulise kodukorra juurde. Saunarituaalidele ei saa sisse siis, kui sa oled hiljaks jäänud, nii nagu teatrietendusele. Kui on stopp, siis see tähendab, et keegi enam sisse ei saa, isegi kui on hea tuttav või... Jah, kui buss on ära läinud, siis buss on ära läinud. Täpselt samamoodi, et kui hakkab etendus pihta, siis hakkab etendus pihta ja kuna elamusbaas toimuvad saunarituaalid iga päev, siis kui ongi rituaalile pandud silt, et stopp, rituaal käib, siis te teate, et te saate järgmisele rituaalile, et iga päev kella 2 alates kuni siis hilisõhtuni välja ja saunarituaalid toimuvad elamusspa poole peal, spa 21 pluss poole peal, et kõik külalised, kes siis spaasse tulevad, nad jõuavad kindlasti kõikidele saunarituaalidele, saunaetendustele, et oktoobrikuus hakkabki olema isegi 2 saunaetendust päevas, nii et muretsema ei pea, jõuab kõikjale, aga kui on stopp-märk ees, siis
palume viisakust ja mitte rohkem sisse tulla. Nii, palume siis viisakust ja liigume siia kostüümide juurde. No see, et saunas riietega nii me alustasime, et saunas muidu riietega ei käida, aga saunameistritel on see lubatud, need, kes teevad etendusi. Ma tunnen ära siit kohe mõned riided. Siin on Karl-Peeter Kangur, saunameister, kes on siis ka võitnud tiitli, siis grupitiitli, eks ju? Kes läheb siis maailmameistri võistlustele Eestit esindama tiimiga. Ja see oligi see õudukas, millest ma rääkisin, et see oli päris hirmus. Siin on ka nende õudsate, aga imeilusate naiste kostüümid ja siin on see... Siin on ka kette, mida siis kasutatakse meil saunaetenduse ajal. Sellel samas õudukas. Nii et jah, on õigustatud see, et väga väiksed lapsed saunaetendustel ei saa. Siin on meie Brianna, kes see etendus räägib siis millest? Araabia maadest ja Araabia maade naistest. Ja räägib sellest, et kui sa tahad liiga kaua ja liiga palju olla nooruslik ja surematu, siis see võib sinu jaoks väga halvasti lõppeda. Nii. Ja kus on, siit on puudu üks kostüüm? Ja meil on Eesti Aufkussi meistri kostüüm siit puudu, kuna ka tema sõidab lähipäevadel Hollandisse maailma meistrivõistlustele, siis tema kostüümi veel parendatakse, nii et tema siit meil praegu puudub, jah. Nii, ja liigume siis edasi. Ekraanil näitab iga saunameister siis enda loodud video. Jah, et kui me räägime nüüd nendest uhketest Aufkussi etendustest, siis kui muidu saunarituaalidel kasutatakse vihtasid, aroome, siis Aufkussi etendused on üles ehitatud põhimõtteliselt justkui nagu päris etendused, kus ongi siis saunameistritel on kostüümid, saunameister 12–15 minutilise etenduse ajal räägibki oma loo, mille ta siis ise on kokku kirjutanud, sinna on Villiko Kruuse kaasabil tehtud liikumine, kogu see etendus on lavastatud, kasutatakse valgustehnikat, kasutatakse heli, kasutatakse videot, ehk siis tegemist ongi tõesti kunstilise etendusega, mis siis pakub nii silmale, kõrvale, meelele läbi aroomide kui ka siis kogu kehale, sest samal ajal toimub ka higistamise protsess, et kõik asjad on nagu ühte kokku pandud. Ja mis teeb selle sauna veel eriliseks, et aeg-ajalt näeb välja see nagu üks korralik klubi, ehk siis diskoteek, kus käib kõva pidu, et ka siin nende etenduste seas oli üks selline, veidi huvitava looga või siis mitte mingisuguse erilise suure looga tulnuka etendus, mis küttis tõesti need inimesed niimoodi üles, et kõik plaksutasid kaasa Eesti meistrivõistlustel, me käisime seda siin ka vaatamas. See valguslahendus, kui keeruline oli see siia sauna saada? Kuna saunas on kuumus, niiskus, siis see on samamoodi Eestis nüüd ainulaadne, et sellise kõrge temperatuuriga kohas on siis ka selline valguslahendus, et kui siia üles vaadata, siis ongi näha, et kõik need valgustid on tegelikult kuuma kaitsvate klaasidega kinni kaetud, nii et see on kõikidele olnud päris suur väljakutse, nii et tasub seda kõike kogema ja vaatama tulla, sest see on tõeliselt eriline ja neid saunaetendusi ongi kokku 9 erinevat, mida siis on võimalik vaadata, et igal õhtul need toimuvad, et meie erinevatest kanalitest on siis näha, et oktoobrikuus hakkavad nad kella 6 ja 8, aga terve septembri on nad siis kella 7, et nii nagu päris teater hakkab kell 7, nii ka siis saunaetendused algavad kell 7. No ja oktoobris kavatsevad nad teatrisaalist inimesed siia tuua, et hakkavad kell 6, nii et tunnike varem, kiire rituaal ja siis jõuab veel suurde teatrisaali ka. Aga ma soovitan kõikidel inimestel minna Elamuspa Instagrami ja vaadata, seal on olemas need 9 etenduse minitreilerid ja siinkohal ma teen suure kummarduse, niimoodi, Mina ka. Me teeme koos suure kummarduse nendele 2 mehele, kes need rituaalid filmisid Eesti meistrivõistlustel ära ja kelle treilerid on Elamuspa Instagramis üleval. See, mida need mehed siin kuumas saunas ka läbi elasid, et kõik see jäädvustada ajalukku, see oli suur töö. Ühel mehel oli lausa käsi veidi
kärsanud sellel ajal, kui palju juhtus selliseid, no see nüüd on muidugi õnnetus juba, aga kui palju juhtus selliseid vigureid või äpardusi või asju, millele täna vaadates, võib-olla meistrivõistluste ajal olid kõik üksteise peale kurjad ja noh, ikka inimesed lähevad närvi või see pinge on väga suur, aga täna tagasi vaadates, mis olid need vahvad asjad, mis juhtusid meistrivõistluste ajal, milleks te valmis ei olnud? Jah, kaameramehed jahutasid ju tegelikult jääkottidega oma kaameraid, et nad saaksid kõik selle kaamerasse võtta, aga no asi, mida me ei osanud oodata, oli see, et see oli vist teisel võistluspäeval, kui meil tehniline süsteem ütles üles, elekter läks ära ja see oli just ennem seda, kui pidi algama praeguseks siis see etendus, mis läheb maailma meistrivõistlustele, see etendus pidi algama. Et sellel hetkel me muidugi ei teadnud, et see etendus võidab, aga see hetk, kui sul on 100 inimest on saunas, sul on 1000 inimesed YouTube'i laivis, sest me näitasime ka seda laivi vahendusel ja siis ühel hetkel läheb nagu elekter ära ja sul on nagu sauna on pime, sul tehnika ei tööta, aga kõik see sai nii-öelda võimalikult kiiresti lahendatud, nii et show läks edasi ja selliseid vahejuhtumeid seal ikkagi oli, sest me korraldasime esimest korda Aufkussi Eesti maailma meistrivõistluseid. Me tegime seda ise esimest korda, publik koges seda esimest korda ja me tegime seda saunas, mis oli alles 3 päeva enne võistluseid põhimõtteliselt valmis saanud, nii et nii nagu ikka ehitusasjadega. Aitäh sulle, Margit, ja mida siis lõpetuseks öelda, elus sünnivad suured asjad ikka siis, kui teha väikeseid samme õigesti ja suured inimesed on need, kes isegi kui nad kukuvad, siis nad pühivad oma põlved puhtaks ja liiguvad edasi. Ja täpselt seda on Elamusspa teinud, etendused toimuvad iga päev, ma olen nendest meistrivõistlustel osalenud etendustest kõik ära näinud ja no loomulikult meie võidunumber Ksenia Kolkina, te peate seda etendust lihtsalt nägema ja hoiame pöialt, et see tema etendus liigutab ka kogu maailma siis saunameistrite ja kohtunike südant ja et tal ka tehniliselt kõik hästi läheks ja rätid lendaks sinna, kuhu nad on mõeldud lendama. Jah, võistlused ongi järgmisel nädalal 9. kuni siis 15. septembrini on 4 Eesti saunameistrit Hollandis maailma meistrivõistlustel ja peale seda siis ongi näha, et pöidlad pihku, et neil kõik seal hästi läheks ja mul on tõeliselt hea meel, et kogu Elamusspa 10 saunameistrit, kes meil siin igapäevaselt töötavad, on tulnud kaasa selle hullusega, et tuua midagi uut Eesti saunakultuuri, et me ei jää kinni selle juurde, mis meile meeldib, mida me igapäevaselt teeme, vaid nad ongi kaasa tulnud sellega, et me teeme saunaetendusi, nad õpivad ise uusi asju, nende silmad säravad ja et ka meie Elamusspa külalised on selle võrra rõõmsamad, neil on midagi uut, mida kogeda, nautida, nii et kes veel jõudnud ei ole, siis ootame teid. Näeme saunas!